Tere head kuulajad, kuulamaks järgmist osa sarjast Targa Tehnika Kodu. Minu nimi on Kristjan Ruusamäe, varasematest osadest on minu hääl juba tuttav. Täna on minu vestluskaaslaseks haakeseadmete tootejuht Janno Broberg, kes vastutab ka Kramer teleskooplaadurite eest ja täna tegelikult räägimegi Krameri siis tootegrupist ja seal suve ütleme siis keskel on Krameril natukene uudiseid, et tootevallast, et vaatame, mis sealpool uut on. Tere ja tõsi ta on, et Krameril on uudiseid ja on palju uuendusi tulemas ja tulnud ka. Et Kramer kui selline ei tooda ainult teleskooplaadureid, vaid ka rataslaadureid. Ja üleüldse on Krameri tehas siis Saksamaal on ka väga pika ajalooga. Kui vana see või kui kaugele see ajalugu läheb, et siin mingisugune 1925, et see nagu varsti saab ka 100-aastaseks ettevõtte, et on tegelikult ajalugu päris pikk. Jah, et 25. aastal Lõuna-Saksamaal hakati siis tegema sellist nagu ratas traktorilaadset tehnikat. Ja siis sellise rataslaadurite seeria tootmine kui selline, mis nii-öelda tänapäeval on ka Kramerina tuntud 4-rattapööramisega masinad, seda alustades 87. aastal, ehk siis on ikkagi oma jagu on ikkagi ajalugu ka juba tootjal kui sellisel. Ja kliendi vaatest jällegi oluline selles mõttes, et saab kindel olla, et ei ole just mõne aasta taguse tootega ja tooted on juba testitud ja ütleme siis turgu näinud ja saavad igal pool siis erinevates tingimustes ütleme, tooteparandused on kõik tehtud. Jah, just, et Krameri puhul ongi, et põllumajandusse on ikkagi sisenenud suhteliselt hilja oma just nii-öelda põllumajandusse suunitletud masinatega. Et kas see oli siis 2012 aastal tuli rataslaaduritega ja 2017 siis oma brändi all hakati siis tootma põllumajandusse ka teleskooplaadureid. Et Eesti kliendi jaoks on ikkagi see Kramer ei ole kõigi jaoks ta vägagi tuttav, et siin isegi veel see aasta on olnud kliente, kes ei ole isegi kuulnud Kramerist mitte, et on vaadanud masinat, et mis imemasin see selline on. Aga tuleb välja, et päris imemasin ei ole, aga ütleme põhilised funktsioonid teeb ära ja täitsa töökindel on ju. Nagu meie kogemus ütleb ja kõik, kes meil seni on Krameri endale soetanud, on ma usun väga rahul. Sa mainisid teleskooplaadureid, rataslaadureid, et palju neid erinevaid lahendusi seal Krameril on? Kui me vaatame neid laadurite poolt, et kui palju mudeleid võiks olla? Mudeli valik on päris muljet avaldav, et rataslaadurid on 14 erinevat mudelit, ehk siis 14 erinevas suuruses, erineva tõstevõimekusega masinat, millest üks rataslaadur veel on akutoitel, ehk siis ka nii-öelda üritatakse siis turgu saada ja võtta ka siis elektri akumasinatega, mis ilmselgelt on selline tuleviku teema. 11 erinevat teleskooplaadurit on siis, ütleme, 6-meetrisest noolest kuni 9-meetrise nooleni erinevate tõstevõimekustega ja 3 suurus siis platvormiga. Ja 4 teleskooprataslaadurit on veel lisaks, et kokkuvõttes on ikkagi päris palju neid masinaid. Et ühesõnaga, kui kliendil on või kasutajal on midagi kuskil vaja tõsta, liigutada nii kõrgele kui lähedale kitsastesse kohtadesse saada, siis seal Krameri tootevalikus on masin olemas. Ja just Krameri unikaalsus on ka, ütleme, et on väga hästi näha ka selles rataslaadurite maailmas, mida nad on ka siis pikemalt tootnud. Et Kramer ei ole siis keskliigendiga, mis on siis, ütleme, 95% turul olevatest rataslaaduritest omavad keskliigendid, siis Kramer on läinud teise lahenduse peale ja siis teeb 4-ratta pööramisega masinaid. Tänu sellele on see laadur tunduvalt stabiilsem, tal on jäik raam, tal manööverdavus on tunduvalt parem, lisaks on konstantne ehk püsiv tõstevõime, kuna siis see raskuskese ei nihku rataste keeramisel kuskile väljapoole, sest teadupärast
liigendraamiga laaduriga tõstes, siis circa 20–30% tegelikult see tõstevõimekus väheneb, kui rattad välja keerata. No just, et ma võin ise enda kogemusest öelda, et oma elus olen 2 rattaslaadurit nii-öelda tööde käigus külili suutnud keerata, õnneks jäin ise terveks ja ümbritsevad inimesed ka, aga see tuligi just sellest, et ta oli tõstekoormuse üritasid nii-öelda keeramise pealt laadida, nii et seda keskliigendiga masinaga nii-öelda suurtel koormustel teha ei saa. Keerava siis ratastega, ütleme nagu Kramer, ilmselt saaks sellega nagu edukalt hakkama ja oleks võib-olla see külili keeramine olnud ära või ära jäänud minu nii-öelda No oskajal keerab ka Krameri külili loomulikult, et siin aga tõsi ta on, et see on märksa ikkagi stabiilsem on ta ja mis on ikkagi suur asi, on see pöörderaadius tegelikult, et mida isegi kliendid ei ole uskunud, aga kuna oleme toonud masina demosse ja oleme reaalselt võrrelnud siis keskliigendiga masinat ja Krameri kõrvale pannud, siis on see pöörderaadius on tunduvalt parem. No just, et eks seda nende uute masinatega, vähetuntud masinatega kindlasti või turul ongi see, et seeing is believing ja ütleme, kui ise oma käega katsuda saad, siis saab selle seaduses veenduda. Et ma usun, et see ongi võib-olla see võti. Aga võib-olla rataslaadurite pealt hüppaks teleskoopplaadurite poole peale, et seal on ju, kes on võib-olla rohkem kursis teab teleskoopplaadurite maailmast või siis lihtsalt mainin ära, et ega aastaid on ju siuke enim müüdud mudel olnud 4 tonni 7 meetrit, on ju 4 tonni tõstevõime ja 7 meetrit siis noolesiru ulatus, et kas see on praegu ka nii või? Suures plaanis ta nii on, aga eks siin on näha, et viimased aastad näitavad, et pigem trend liigub ikka suuremate masinate poole ja Krameril ja ka konkurentidel ikkagi mingisugusest noole pikkusest ja tõstevõimekusest see platvorm muutub ka suuremaks, ehk Krameri suur platvorm on siis 2,5 meetrit lai, 2,5 meetrit kõrge ja siis pikkus varieerub vastavalt noole pikkusele. Et see annab ka selle nii-öelda masina stabiilsuse parema haagiseveo võimekuse, ehk siis Krameril suure platvormiga võimalik 20 tonnist haagist vedada. Ja nagu ikka, et Eestis ka, et farmid lähevad suuremaks, on vaja suuremaid masinaid, efektiivsemaid, et paistab, et seda joont jälgivad ka tootjad oma uute toodete siis juurutamisel. Aga Krameril vist ongi välja tulnud uus teleskooplaadur või ütleme uued mudeli uuendused, et võib-olla äkki hüppamegi võib-olla nende mudeli uuenduste juurde, et mis siis seal nagu esile võiks tuua või esile või ütleme siis välja tuua, et millele siis rõhku panna või tähele panna. Just, et üks suur läbivuudis on siis see, et Kramer on alates siis maikuust sellest aastast kõigile masinatele lisanud siis Tier 5 emissiooninõudele vastavad mootorid. Et sellega siis, kuigi on vist aega seda teha tootjatel, aga Kramer on, ütleme, et hakkas ühe esimesena tegi selle muudatuse ära ja on siis keskkonnasõbralikumad need mootorid. Ja kui rääkida nüüd uutest mudelitest, siis jah, Krameri üks edukamaid teleskooplaadureid siis KT447, mida me ka Eestisse oleme müünud siin päris mitu ühikut, on nüüd siis tootmisest maas ja tema järglane on siis KT457 ehk siis suurenes tõstevõimekus 100 kilo võrra, mis ei tundugi nii väga suur, aga siiski seda ta on igas asendis, tõstab ta natukese rohkem ja jätkuvalt on ta siis 7 meetriga masin. Ja võib-olla peakski kuulajale seletama, mis see 457 tähendab, on ju, et KT on ju Kramer telehandler on ju ja 457 siis 4,5 tonni on ju ja 7 meetrit, ehk siis eelnevalt oli 447, nüüd on siis 457, et saab 100 kilo kartulit rohkem kuhugi laka alla tõsta. Et Krameril on selles mõttes on suhteliselt lihtne see mudeli markeering just teleskooplaaduritel, rataslaaduritel on natukese teise loogika järgi, aga teleskooplaaduri saab kenasti numbrist aru, et mis on noole pikkus ja mis on ta tõstevõimekus. Ja mainisite neid mootoreid, mis seal veel, ütleme, see on nagu selge, et emissiooninormid lähevad, ütleme, ka tootjatele, masinatootjatele järjest rangemaks. Nüüd Tier 5 on jõudnud Krameri tootevalikus, seal muud osas ka midagi muutus?
Muus osas ka, et kuna selle kerega või jah, selle modifikatsioonidega teleskooplaadurid on nüüd toodetud 3 aastat ja 4 aastat, eks siis ütleme, et ilmselt on ka õige aeg siis teha väiksemaid muudatusi. On ka muudetud siin kabiini, on rehvi valikut parandatud, on tehtud masinad siis vaiksemaks ja on siis turvavõre kuju ka muudetud, et ma võikski siin nagu lähemalt siis rääkida ka, et mis need muutused endast siis ette kujutavad. Et võib-olla sellisest suuremast muutusest võiks nagu teda iseloomustada, et suurem muutus on siis kabiini sisenemise paremaks tegemine, et nüüd on selline, kui varem oli kabiin ukse avades, ta oli sirge servaga, siis nüüd on tehtud selline nõgusus, mis siis aitab paremini masinasse sisse ronida ja masinast välja ka ei pea enam siis selg ees ronima, et võib tulla ka teistpidi, et on mugavam astuda. See on jälle kasutajasõbralikult võib-olla peale vaates tehnikavõikule, et mis seal siis keerulist on, et pangi mingi astmelaudel kuhugi, aga kui sa kuskil päev otsa tööd teed ja pead sealt masinast sisse välja minema, siis käima kogu aeg edasi-tagasi, siis on juba tüütu sinna kogu aeg sirutada, et sellised pisidetailid hakkavad üha rohkem rolli mängima. Jah, et ongi pisidetailid ja lisaks on see ka, et kraameri saab neid astmeid nii-öelda sisse ja väljapoole nihutada vastavalt siis inimese, mis iganes harjumusele või mugavusele, et ta saaks paremini sinna trepi peal astuda. Ja siis, mis on veel suur muudatus, mida võiks välja tuua, on siis nii-öelda manuaalne külgliikumine või manuaalne krabikäik, mis on nüüd neljas rataste seadistamisfunktsioon. Et see võiks siis olla selline hea lahendus siloaunas töötamisel, võib-olla kuskil, kus on vaja seinte ääres midagi lükata, toimetada. Et see siis tähendab seda, et tagarattad lukustatakse mingisuguse teatud nurga all ja esirattaid saab siis vabalt roolida. Ehk siis selline huvitav lisa on toodud siis nüüd kõigile standardvarustusse juurde. Ma sa mainisid, et kindlasti silo tallamisel, kes teleskooplaadureid seal silo tallamisel kasutavad, siis võib-olla niisugune päris hea mugavus vahendajal, et kes on silo tallanud, teab, et kuidas seal silo auna peal peab liikuma ja tallama, et seal nurgad ka ilusti tehtud saaks ja kui masin seda ei võimalda, siis on ikka päris tüütu. Nüüd selle masinaga on see võimalik. Ja tulles veel tagasi selle kabiini sisseronimislahenduse juurde, siis tänu sellele, et nüüd on kabiinis põrandas selline nõgusus, on tekkinud ka ukse sisse suur ukse tasku, milles tegelikult oli puudus varasemate masinate juures, kuna see ukse tasku on nüüd nii palju suur, et sinna saab isegi sellise 2-liitrise veepudeli panna või mingeid dokumente hoida. Et teadupärast teleskooplaaduri kabiin ei ole väga avar just, et varasemalt seal ei olnud selliseid häid panipaiku, et see on ka selline, ütleme, et kasutaja kogemuse mõttes on selline väga hea lisa jällegi juures. Jällegi, kui on vaja mingisugust saatelehti või kuskil hoida või laadimisel täita, et mis see siis tähendab, et jällegi muidu jääb mulje, et mingid panid jälle kuskile mingi tasku juurde ja mis siis on sellest. Aga kui ma õieti mäletan, siis või vaatan, et siis tegelikult peaks olema ka 2 kabiini kõrgust, et on ju alati selline mure, et meil Eestis vähemalt, et tuleb tihti peale minna masinatega vanematesse hoonetesse või vanematesse autodesse, mis on niisugused madalamad ja sinna siis ei mahu sisse. Et ma usun, et see 2 kabiini kõrgust, mis need kõrgused seal on, 2,31 ja 2,49, et see on siis kabiini üles serva, ma saan aru. Jaa, et see on ka, võiks öelda, et selline mõnes mõttes isegi revolutsiooniline uuendus, et see siis kehtib kraameri keskmise suurusega platvormiga masinatele, ehk siis mis on 2,3 meetrit circa laiad ja varasemalt olid siis 2,3 meetrit kõrged. Ütleme, et jah, et seda masinat siis kasutatakse kitsamates tingimustes, kus ongi manööverdavus hästi oluline ja lisaks, kus on võib-olla väiksemad mahud, et ei ole vaja nii suurt masinat ja kallist masinat, nagu meil on suure platvormiga teleskooplaadurid. Aga samas, kui on ikkagi kõrguses pole takistusi, siis see 15 või jah, see natukese kõrgem kabiin siis annab palju parempoolse nähtavuse. Just ma tahtsingi seda just öelda, et ilmselt seal see hakkab rolli mängima, et madalad asjad, teleskoopnool on ju paremal sellest kabiinist,
et eks see mõte ongi tal tegelikult põhipoint selle suure või selle kõrgem kabiini pakkumisel ongi tegelikult see, et see sinna noole taha ka näeks, et selle madalamal nii-öelda standardmasinal, mis varem oli, ikkagi see parempoolse külje nähtavus oli väga piiratud. Nüüd tänu sellele on see on nähtavus palju parem, operaator istub kõrgemal, lisaks, mis ei ole mitte vähetähtis, suurenes ka kütusepaagi maht circa 20 liitri võrra, et saab ka rohkem siis pikema tööd teha, ületunde saab kõvasti teha siis, et see on nagu ka tore. Ja mis võiks siis veel öelda, et see on nüüd selline lisa, mida tegelikult ei saa tellida järelpaigaldusena, kuna siin on see kütusepaagi erinevus ja konstruktsioonilised erinevused on siis kahjuks jah, seda olemasolevatele masinatele nagu paigaldada ei saa. Et kindlasti peab siis tehasest seda tellima. Kuigi samas on meil see kõige väiksem teleskooplaadur Kramer KT276 ehk siis 6-meetrine nool ja 2,7 tonni tõstevõimekus. Väga väikse gabariidiline, 2 meetrit kõrge, 2 meetrit lai, siis sellel on võimalik siis 15 sentimeetrit tõsta või langetada kabiini väga lihtsalt nelja siis sellise kabiini padja kas siis lisamise või eemaldamise ka. Ja see ajaliselt võib-olla võtab paar tundi tööd, kui on olemas siuke Delfri võimekus ja kõik, et see on nagu imelihtne seda siis kõrgemaks ja madalamaks teha vajadusel. Okei. Et selles mõttes jah, need kabiini valikud ja mudeli valikud on selles mõttes olulised, et kuhu vaja sisse minna on või kus vaja tööd teha on, et kui on tõesti madalad tingimused, siis annab ühe lisavaliku juurde. Lisaks veel, mis meil vist on ununud mainimata, et kabiinil on ka oluliselt väiksem müratase, et mis pika päeva jooksul töötades ei ole kindlasti väike asi. Kabiini tuleb müra ju pika aja vältel väsitab päris kõvasti. Jah, et see saavutati tegelikult selle hüdrostaatiliste pumpade siis vaiksemaks tegemisega, ja ikkagi müra väsitab ja häirib kindlasti. Ja lisaks võiks välja tuua veel turvavõre, mis asetseb siis selle panoraamklaasi üleosas. Et see takistab vähem nüüd väljavaatamist, võeti üks siis turvavõre ribi vähemaks ja lisaks keerati turvavõre labasid siis nurga alla, nii et kui operaator oma positsioonilt sealt tooli pealt vaatab üles, et siis seda nagu külgsuunas ta ei näe neid labasid, et varem olid labad sirged, et siis tegelikult oli ka nähtavus halvem. Niisugused pisidetailid on olulised, et võib-olla selle tehnilise olen päris mitu minutit tehniliselt rääkinud, et selle tehnilise jutu kokkuvõtteks, et vaata, kui head masinat tahab paremaks teha, et siis sul ei olegi kuskil mujal nagu minna kui detailidesse. Et need samad siis minemised kabiini ja panipaigad ja nende kasutaja mugavuse tegemine, et ega suurt revolutsiooni siin väga teha ju ei saa, et paned, ma ei tea, masina tagurpidi hoopis tööle. Et lisaks ma veel siin ütleksin ühe lisa veel, mis ei ole küll standardmasinana, aga on ka toodud välja siis nutitehnika huvilistele siis kahene USB ühendusega siis laadimispistik, mis on ilmselt täiesti selline omal kohal asi, ütleme, et on palju mugavam kohe. Meil ju podcast on Targa Tehnika Kodu, et muutus ka teleskooplaadur natukene selles mõttes moodsamaks ja targemaks, et ega võib ju selles mõttes nalja või naerda küll, aga ütleme, teleskooplaadur kui selline on ju toode, ju töötab tihti tolmustes tingimustes ja selliseid mis selliseid tarkasid lahendusi siin ikka peale paned, et tal on ju üks lihtne ülesanne, ta vaja lihtsalt midagi tõsta, kuhugi sirutada see ja siis maha panna. Et võimalikult efektiivse kütusekuluga ja võimalikult mugavalt. Et teame ise, et või ütleme, tavaline praktika on see, et need, kes teleskooplaadurit või ütleme, laadurit pole kasutanud, ettevõttes ei ole seda, siis ei oska ka seda tahta, aga kui seda majapidamisse soetatakse, siis on see ainuke masin, millega kõik igasugused vähegi tõstmist vajavad tööd tehakse ja tänapäeval ka transporditööd. Aga sellise pikema tehnilise osa me võtsime võib-olla päris hästi kokku, aga tegelikult alguses me Kramerit tutvustades võib-olla jätsime mainimata ühe päris olulise fakti, et enne seda, kui Kramer oma brändi all välja tuli, siis tegelikult on ju teleskooplaatureid aastaid
tehtud koostöös klaasiga. Ja mis see tähendab nii-öelda kõikidele klaasiteleskoopplaaduri, ütleme, vanematele omanikele on see, et tegelikult sisult on nad ju kraamerid. Jaa, et Kraamer üldse siseneski teleskooplaadurite turgu või tootmisesse siis 2005 aastal, kui nad alustasid klaasiga koostööd. Ja 2005 kuni 2016 klaasskorpionid tegelikult ongi Kraameri toodetud, need ongi Kraamerid, ehk siis ka võib saada varuosi ja hooldust ja abi kõikega meie majast, et ei pea klaasi esindusse alati minema. Selles mõttes on nii-öelda kliendile jällegi valikuvõimalus ja lihtsalt infoks kuulajale või kliendile, kes seda varem ei teadnud, siis tasub nagu meie poole pöörduda erinevate hooldusküsimuste või varuse küsimustega, et see on kindlasti ka üks oluline aspekt. Aga ma ei tea, on sul tänases saates veel midagi lisada või hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama? Et lisaks seda, et tehti väga hea asi tehti veel paremaks väikeste detailidega, nagu Kristjan enne mainis. Ja eks see selline fine tuning ongi tänapäeval, aga detailid loevad, inimene kasutab ja kui kasutusmugavus on parem, siis nii ongi mugavam kasutada. Just, ja omalt poolt lisaks veel võib-olla seda, et kui on nii-öelda Kraameri tootegrupi vastu huvi, siis Janno kontaktid on leitavad ju meie kodulehelt, saab sealt telefoninumbri kui emaili aadressi ja siis alati võib sinu poole pöörduda erinevate päringutega ja Janno on hea meelega valmis aitama, nii et ma usun, et tänaseks võiksime otsad kokku tõmmata ja mis seal muud kui täname kuulamast. Aga võib-olla siis kokkuvõtvalt, et kus me neid kus klientid uusi mudeleid siis näha saab või millal neid näha saab? Ja, et masinad on tellitud ja augusti alguses on meil 2 uut mudelit siis kohal. Kraameri täiesti uus mudel siis KT457 ja Kraameri siis kõige suurem ja võimsam võib öelda, et lipulaev siis KT559. Ja kindlasti me anname siis teada, kus nad siis paiknevad ja teeme ka demosid ja näha neid siis saab. Ja ma usun ka, et seeing is believing, nagu öeldakse, et kutsu masin enda ettevõttesse siis proovida või proovimiseks ja tuleme kohale ja saad vahetu kasutajakogemus on see, mis nii-öelda siis masinast mingisuguse mulje tekitab, nii et ma arvan, et see on täitsa oluline punkt. Aga võib-olla siis kokkuvõtvalt, et muud asjad said meil täna ära räägitud, nii et mis seal muud kui tänan kuulamast. Ja kohtumiseni!